Ma ei usu, et ei ellu. Talv on olnud meil nüüd suhteliselt pikk, eks ju, arvestades siin viimase 10 aasta talvesid. Ja mida meil on see aasta on, siis on lund. Kõik inimesed mõtlevad, või vähemalt paljud inimesed mõtlevad, mis on siis see talvel see õige sõiduvahend. Peaks ta olema siis esivedu, tagavedu või nelikvedu. Et kindlasti, kui sa oled alla 20, siis on tagavedu ainuke variant. Ja inimesed arvavad, et nelikveoga sa ei jää kuhugi kinni. Alati saad hakkama, no kas on päris ikkagi nii. Otsustasime täna siis teha testi 5 igapäevast katset tavalisest argielust. Hakkame pihta. Esimene katse on meil siis täiesti tavapärane poeparklast äraminek. Ja teeme seda põhimõtteliselt iga õhtu. Vaatame, kuidas saavad hakkama erinevad veolised ja mis on tulemused. Esimeseks võtame siis esiveolise Tiida. Vaatame, kuidas tema selle ülesandega hakkama saab. Ilma probleemideta. Natukene ratas käis ringi, aga minimaalselt. Ehk siis võid õhtul rahuliku südamega poodi minna piima ostma. Võtame järgmise. See on siis BMW 46. Vaatame, kuidas see siis hakkama saab selle ülesandega. Kerge ülejuhitavus, aga nii peabki olema. Jällegi, probleemideta, mitte mingit muret. Nii, nüüd siis võtame hinnatud nelikveolise, läheb käima nagu korralik diisel. Vaatame, kuidas see poeparklast minema saab. Samad olud, sama olukord ja kas juhtub midagi erilist? Mitte kui midagi. Mis me siin kokkuvõtteks võime siis öelda? Vahet ei ole, mis veolise autoga sa sõidad. Kui õhtul naine käisib poodi minna piima ostma, siis sul ei ole ühtegi vabandust. Saad poodi ja saad poest minema kõikide vedudega. Nii et lähme siit nüüd edasi. Nii, kus sa nüüd jooksed? Sa sõidad lumisi tee peale ja järsku jookseb tee peale ette Läti pesakõru ja pead pidurdama. Vaatame, kuidas sellega välja tuleb. Ma ei usu, et ei ellu. Nüüd tuleb siis pidurdamistest ja esimesena alustab meil Tiida. Tuleb ta siis 50 kilomeetrit tunnis sealt ja ABS on sisse lülitatud. Vaatame, kus ta pidama jääb. Põhimõtteliselt nii, nagu arvasime, koha valisime õigesti. Tiida sai meil seisma siin. Tiida koonus on see. Nüüd tuleb siis meie Saksa raud ja vaatame, kas ta siis jääb enne või pärast Tiidat seisma. Pole üldse paha tulemus selles mõttes, et ütleks, et vahe on siin, mis ta on, 1,5 meetrit äkki või? Nii, ja nüüd tuleb siis kiidetud nelikveoline. Ma arvan, et me võime siia poole tulla, sest nelikveolised on ju nii safety'd, et jäävad põhimõtteliselt kohe seisma. Ja vahivärki selles, et ostke kõik nelikveolised endale talveks selles mõttes, et see ju jääb seisma põhimõtteliselt siin, mis ta on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, üle 7 meetri põhimõtteliselt kaugemal kui aegu näinud Bemari, nii et selle testi siis ilmselgelt nelikvedu kaotas ja pika puuga esi- või tagavedu seal suhteliselt vahet ei olnud. Nii et lähme järgmisele katsele. Ja siit tuleb meie katse kurv. Alustame siis BMW-ga. Tagavedu. Vaatame, mis juhtub. Ülejuhitavus. Sellepärast tulebki talvel sõita tagaveolistega. Või kas ikkagi tuleb. Ja sealt tuleb Tiida. Mida me nägime? Tugev alajuhitavus õnneks on post märgitud helkuritega, nii et ta nägi, et sealt enam edasi minna ei saa. Nüüd siis kõigi Tallinna kodupere emade lemmik nelikveoline.
no alajuhitavus, mis 4 veost me räägime siin selles mõttes. Mis me nüüd sellest katsest võime järeldada? Sõitke talvel ainult otse, sellepärast, et vahet ei ole, on teil nelik, taga, esi, vahet ei ole, mis lisad teil autol on. Nagu nägite, nad lähevad kõik niikuinii otse. Ärge kurvi võtke ja kõik on timm. See on nagu Ameerika autod, nad kardavad ka kurve pidevalt. Et selle võib öelda, et selle katsega on nüüd purgis. Ja ma arvan, et ärge minge kuhugi, lähme meie järgmise katse juurde. Järgmine katse on siis tõus. Igapäevane tööle sõit tavaliselt ütleme, läheb ka üle tõusude mõõnade. Ja vaatame, kuidas siis sellega hakkama saab, kas nelik paneb selle võidukotti või mitte. Eks näis. Meie tõusul on muidugi ka väikene vimka. Esimesena läheb meil võistlus tulla siis Tiida ja vaatame, kas ta saab siit võrdlemisi kõrge kallaku pealt ülesse. Vaatame, mis juhtub. Vaatame, mida suudab siis, ütleme, palavalt armastatud BMW. Vaatame siis, mis see kõikvõimas 4-veduline Sorento meil siis ka teha suudab. Kas toob kastanid tulest ja võtab selle võidu või mis? Ükski ei saanud üles, täiesti piinlik, et kui keeruline see ikka saab olla, see tõus ei ole nüüd üle mõistuse jõhkra, ma toon siin 2 jala peal üles, pole mingeid probleeme selles mõttes, et noh, nagu näete, on ju. Ei läinud. Kõik! Mõtleb Tiidoga kaasa. Lähme järgmisele katsele. See võiks olla nelikveol suhteliselt lihtne ja siukene jõukohane. Vaatame, kuidas tal siis seal läheb ja kindlasti ka teistel. Lähme! Kuna meil siin maal on nagu teed on samamoodi nagu jube kehvasti hooldatud nagu teil seal Tallinnaski, siis proovime nagu läbivust nende 3 erinevaga, et see on maal on väga oluline, et kuidas ta ikkagi läbib ja esimesena Tiida, nagu ikka. Tundub, et pensionär ei peagi takso järgi minema, et saab ikkagi läbi isegi Tiidaga. Proovime siis autoga, mis on tagaveoline, et nii võimatune kui nendega sõitega ei ole kõigi arvates, et vaatame, mis sellega siis saab, et no, meie hooldamata teede peal ma ütleks, et saab hakkama. Nii ja nüüd iga maamehe siukene põhiline tööriist, koduloom, nelikveoline. No ma ütleks, siin oli nõks oli hädas, eks ju, aga sai hakkama. Selles mõttes, et nelikveolisega on ka võimalik talvel sõita. Selline sais meie tänane saade täis põhjalikku siukest tummist tarbija nõuannet, et ei ole vahet, mis veolisega sõidad talvel. Töötab esi, taga, nelik, kõik töötab. Vaata, et nelik kõige kehvemini, seepärast, et saab küll üles, aga seisma ei jää. Selles mõttes, mis sa ikka teed. Aga loeb ikkagi see tihend seal istme ja rooli vahel ning muud ei olegi midagi teha. Ärgi unustage likeida, tellida, subscribe'ida, share'ida, kõik need kohustuslikud asjad, eks ju. Ja mis siin ikka? Selline sai tänane saade. Tšau! Õige mees võtab ikka tagaveolise.